Koroonale jalaga number 23. Testime, kas heli tuleb läbi. Koroonale jalaga number 23. Heli tuleb läbi. Tundub, et kõik nüüd töötab. Yes. Nii. Mult küsiti hiljaaegu, et kuidas mul siis see karantiini aeg möödumas on, et mis ma siis teen. See nagu enda üle oli ka naermine kõige parem naer, et see on, ma ei tea, olukord on kuidagi selliseks kujunenud, et ma olen nüüd hakanud nagu uudiste ankruks, et elu on nagu veider. No siin ma nüüd siis olen. Täna on meil siis 9. aprill. Tuju on rõõmus sellepärast, et keegi Eestis ära ei surnud. See on nagu tore. Üldse Eesti on selles suhtes hästi nagu müstiline olnud, et ma ise nagu prognoosisin nagu palju hullemat varianti Eestile ja seda nagu ei tulnud. Ja ma ei saa siiamaani aru, miks ei tulnud. Et see on tore, et seda ei tulnud, aga ma ei saa aru, miks teda ei tulnud. Et kas ta see on nagu tulemas, mida ma nagu igapäevaselt aina vähem nagu usun või on eestlased lihtsalt siuksed erilised. Nii, numbrid. Numbrid on meil siis sellised. Maailmas registreeritud nakatunuid on 1 584 572. Taastunud, kes on siis registreeritud nakatunud ja on siis haigust välja tulnud, on 353 578. Surma on saanud 94 708. Arvatavasti kõik need numbrid on palju suuremad. Aga tundub, et homme tuleb jälle pits tõsta, et tuleb siis see 6-kohaline surmade arv ära. Kui see siin laivi käiguski ei tule, et need numbrid nii ruttu kasvavad, et see on lausa uskumatu. Aga mis siin ikka uskuda, eks seda oli teada. Eks seda oli teada. Mis meil siis uudiseid ka on? Uudistega siis sedasi. Hetkel on ülemaailmselt 60 meeskonda, kes töötavad vaktsiini kallal. Igal riigil peaaegu, kellel on olemas võimekus vaktsiini välja mõelda, tegeleb vist sellega, et 60 meeskonda on päris hea hulk. Ja tundub, et neil on ka teatav nagu koostöö toimumas, mis tähendab seda, et see on nagu üks tugev rusikas. Mis siin siis veel, et Austria plaanib järgmine nädal avada väiksemaid poode, aga koolid teevad kinni. Nüüd ongi näha seda, kuidas sellised väiksemad Euroopa riigid hakkavad vaikselt piiranguid leevendama. Kes teeb koolid kõigepealt lahti? Tundub, et Eesti teeb kõigepealt koolid lahti mingi määra. Austria teeb kõigepealt väike ettevõtted lahti, aga nad üritavadki seda kuidagi hästi palju kontrollida, et kui ta nagu lahti on, et siis kui palju seal inimesi käib ja kuidas ja ikkagi mingi piiri hoida. Aga maski kandmine avalikus kohas on kohustuslik Austrias. Itaalias on see olukord ka nii palju leevendumas, et nad plaanivad aprilli lõpus hakata piiranguid leevendama. Aga siin tuleb mõista seda, et Itaalia piirangud on sellised, et isegi tehased on kinni pandud. Et eks seda näha ole, mida nad mõtlevad selle piirangute leevendamisel. Ja arvatakse, et Hispaanias vist oli ka tipp ära, et nüüd toimub niisugune stabiliseerumine, et vast need numbrid enam ei kasva. Prantsusmaal, mul tuli üllatusena, et prantslased on hästi suur puhkuse, et prantsuse kultuuris on hästi suurt rolli mängib puhkus, et kui on puhkusaeg, et see on nagu hästi tähtis, see on kõige tähtsam asi üldse. Ja see on olukord selline, et lennukite pealt on hakatud jälgima, et autod linnadest välja sõida mingid kõrvalisi teed pidi ja nii edasi, et inimesed ikkagi püsiks kodus. Sest nagu see eilnegi uudis oli Pariisist, et väljas trenni tegemine on ka keelatud. Prantsusmaal on siuke raske olukord praegu. Kurb on see, et miks see surmade number arvatavasti suurem on see, et ülemaailmselt väga paljud surevad kodus. Sest ei taheta olla tüliks,
kardavad viirust saada arsti haiglast ja siis eelistataksegi kodu jääda. Aga jama on see, et kui see haigus nagu mingi hetk nagu inimesel nagu siukse järsema pöörde võtab, siis see tagasitee sealt on nagu ääretult raske ja sa peab hästi kiirelt reageerima. Siin on tulnud juba nagu lugusid, kus ongi inimesed on kas infarkti saanud või midagi sellist, aga siis on nagu koduseks jäänud. Et vaatasin ühte meedikut YouTube'is, kes rääkis ka, et tõesti oligi südamearst, et nagu tööd nagu õieti ei ole, et tekib nagu veidra küsimus, et kus siis kõik need haiged on jäänud, keda kõik tavaliselt nagu hästi palju oli. See ongi, kõik on kodused. Et sealt tuleb ka nagu see päris hea litakas. Noh, vähe kurvem uudis ka või siukene mõtlema panev. See on küll hästi lahtine, siis seda puuritakse, kindlalt veel teada ei ole. Aga Hongkongis avastati, et kui inimese kehas on hästi madal antikehade arv ja ta on näiteks selle koroona küll läbi põdenud, siis ta võib uuesti nakatuda, sest keha ei ole ikkagi tootnud piisavalt palju vastumeetmeid selle viiruse vastu. Noh, seal on see asi, et seda tasub veel praegu ettevaatlikkusega võtta, sellepärast et seal ei ole teada, kas need, mis on tulnud testi tulemused, kus on siis testitud inimesi, kes on siis nagu uuesti oleks justkui nakatunud, et seal võis olla ka testiviga, võib-olla sellel inimesel oli see viirus ikkagi kogu aeg küljes, nagu ma varem rääkinud olen, et ta ei ole seda täielikult läbi põdenud, et seda uuritakse. Aga jah, 100 inimesest 10 oli antikehasid nii vähe, et test ei näidanud, et pidi seal vereproovide ja muud asjadega. Ja Koreast oli samasugune uudis, et Koreas oli kuskil 50 inimest, kes oli varasemalt koroona positiivsed, olid nagu läbi põdenud, testiti uuesti positiivseks. Ja nüüd ongi, et kas eelmine kord testiti valesti, oli viga sees, või on koroona ikkagi olnud nagu kehas, ütleme, nii väikses koguses, kuidagi passiivis ja on uuesti aktiviseerunud. Noh, need on need asjad, mis siin panevad mõtlema, kui siin räägitakse teisest lainest ja nendest asjadest, et mis see siis sellega olla võib. Sest nagu ma eile ka rääkisin, et kui on see kui inimene nagu teistkordselt peab seda läbi põdema, siis see on nagu palju raskem. Nii. Nii, mis siis veel? Noh, Inglismaalt oli see sitt uudis, et Inglismaal kinnisvara omanikud hakkasid kohtuteel nõudma üüri ettevõtetelt ja inimestelt, kes siis koroona tõttu pidid kodused olema, kellel ei on võimalik siis maksta, ala kohvikud ja nii edasi. See on nagu selline eriline nahaalsus, et kõigil on nagu raske praegu, aga nad ikka seal nõuavad oma raha välja, et eks näis, kuidas sellega läheb seal. Noh, Ameerikas on ikka pärast kaos praegu, et seal on tulnud juba uudiseid, kus viirus, tähendab inimesed, kes on ära surnud, kellel on külge arvatud siis koroonaviirus, keda ei ole tegelikult testitudki. Et need Ameerika numbrid on sellised küsitava väärtusega, aga Ameerikas on praegu selline sõjaolukorra sarnane seis ka, et ei tea, kas seal on nagu lihtsalt öeldud, et kõik, kes on surnud koroonasse, et lihtsalt, et olukord kergem oleks, sest et keda ei ole seda ressurssi, et hakata nagu pärast tagantjärgi testima ja nii edasi, et nii. Noh, siis muidugi ma vist homme teen eraldi vandenõu saate, et siin on see patendi teema, mis siin oli siin paar saadet tagasi ja selle WHO ja Donald Trumpi vaheline sõnelus on ka päris huvitava nurga võtnud, kus Donald Trump siis, kui Ameerika nagu juht, süüdistas seda Maailma Tervishoiuorganisatsiooni selles, et pagan, et miks te nagu varem teada jäänud, et ja miks te nii hilja olete reageerinud ja miks te üldse nii kehvasti käitunud selles olukorras olete. Et kurat, et me tõmbame teil raha alt ära, et ei ole midagi, et magasite maha teiega selle asja, mille peale siis WHO boss vastas, et palju mögisete, siis tuleb teil laipu juurde, mis on selline
küsimusi tekitav nagu vastuväide, mis mõttes, et see on nagu sihuke tervishoiuorganisatsioon ei saa olla selline, et nagu organisatsioon, kes hakkab nagu ähvardama laipade asjadega, et väga veider. Eks ma homme süübin vandenõudesse, et nad on ikka päris elavaks läinud, et siin mingi David Icke'i video võeti maha ja kusjuures pool ma vist sellest nägin isegi ära ja ma mõnes mõttes on täitsa aru, miks see maha võeti, sellepärast David Icke'iga on küll sedasi, et on nagu 2 David Icke'i. On selline rahulik, kaalutlev, sõnuvaliv David Icke ja siis teine sihuke räuskav David Icke. Ja kui seal London Railis ta käis intervjuul esimest korda, siis ta oli rahulik, seletas, nagu pakkus argumente, väga põnev. Aga see teine intervjuu, mis oli seal, ta lihtsalt on, nagu sai aru, et nüüd on tema hetk särada ja küll ta siis seal hakkas lajatama. Eks ma homme vandenõud võtan käsile. Noh, Eestis kaua. Eesti tuli välja, et on üks enim testivaid riike maailmas. Norra ja Island on meist küll ees, aga päris hea nagu, päris hea. Eks see ongi, vaata Eesti eelis, et me nii pisikesed oleme. Seda kõike on võimalik võrdlemisi kiiresti ja võrdlemisi reguleeritud kontrollida. Siis tuli välja, et Eesti haiglates on COVID-viirusele eraldatud 260 haigla kohta, millest, see 80 vist nüüd vala number, oota, mis need Eesti numbrid on üldse? Koroonakaart. Haiglas on 139. Jah. Intensiivi kohta meil 157, mida on päris palju tegelikult. Millest hõivatud on 75 ja sellest hõivatud on 75 ja 12 tükki neist on koroonaga siis intensiivis. Soovime neile jõuda jaksu, nad ikka vastu peaks sellele võitlusele. Sama, mis ma eile ütlesin teile, ütles täna Irja Lutsar, massiüritusi see suvi ei tule. Nüüd on küsimus, mida nad nagu selle massiüritusel nüüd täpselt silmas peavad, et Irja ütles, et üritused nagu laulupidu ja mingid eriti suured üritused jäävad nagu ära. Ongi see huvitav terminoloogia tekkinud, et, nagu, et see koroona on nagu perekondlik haigus või midagi sellist, et see on nagu majapidamine võib jääda, aga see võiks ka majapidamisse jääda, et ta sealt edasi ei leviks. Aga võt, väike samm ees on. Siis oli meil uudis see, et praegu on siis see olukord, kus te ei tasu Ameerikast eriti mitte midagi tellida. Vahet pole kas eBay teel või kuskil Ameerika e-poodidest, sellepärast et võib juhtuda, et see pakk ei jõua nii pea kohale. Sama ka Hiinaga. Sest võib juhtuda, Ameerika paneb prosti kõik piirid ja igasugusele asjade veole mingisuguse piiri peale. Et sealt, kui praegu pakk tellida, siis see ei pruugi kohale jõuda. Ja Hiina samamoodi, et kui te AliExpressist või kuskilt sellistest kohtadest tellite omal kaupa, siis Hiinast tuleb kaup meile praegu rongiga. Hiina on päris kaugel. Rongiga selle paki ei kujuta ette millal kohale. Eks ta ikka üle kuu ajavast sõidab sealt. Ja kui veel koha peal läheb ka aega, et lihtsalt põhimõtteliselt praegu ei tasu kuskilt eriti midagi tellida. Kuigi ma olen ise ka jälginud, lootnud, et äkki AliExpressist tulevad eriti odavad hinnad, aga ei ole seal ka tulnud midagi, et suht samaks on need. Kurb uudis on see, et Itaalias on koroonaviirus tagajärjel surnud 100 arsti. 100 arsti. Itaalia muidugi suur riik ka, aga 100 arsti on ikka päris palju arste, sellepärast et vaadake, kui palju aega ja vaeva ja ressurssi kulub selle jaoks, et inimesest koolitada või inimest õpetada arstiks. See on väga pikk nagu õppeprotsess. Nüüd on neid 100 tükki vähem. Ja majanduse poole pealt oli uudist, et võib juhtuda, et koroona tagajärjel jääb globaalselt vaesusesse 500 miljardit inimest. Et väga palju inimesi või vaesusesse jääda, aga nüüd ongi see, et see on nagu globaalselt. Eestis on nagu nii, meil mingil määral vaesus on alati olemas. Aga eks see löök tuleb ka siia päris kõva. Et ma olen nüüd siin täna ka uurisin aktsiamajandust, aga see on nagu võõras maa minu jaoks. Aga tundub, et aktsiatega ongi see asi, et vaatasingi lennufirmad aktsiaid, igast Lufthansad ja Sassid ja Finnairid ja kes nad olid, et ettevõtted, kes siis nagu riigi toel pärast utsitatakse tagasi jalule.
aga nüüd, kui see olukord veel hullemaks läheb, selle aktsiatõusu võib aastaid ootama jääda, et kas on nagu mõistlik sinna ressurssi kinni panna, kui neil siin hapuks läheb. Et siuke mõttekoht. Lahe uudis on see, et Palivere mööblitehas hakkas maske tegema. Kõigepealt nad hakkasid maske tegema oma töötajatele ja siis läks jutt levima ja nüüd tellitakse neid maske ja nende tootlikkus kusagil 1000 maski päevas, mis on päris lahe. Et see on siuke, ei, omadele teeme ja nii palju siis sellest on. Statistikaamet, vaata meil siin paar nädalat tagasi räägiti ka, et hakatakse jälgima anonüümselt seda, kuidas inimesed liiguvad, eks inimeste telefon hakatakse jälgima. Ehk siis hakati jälgima seda, et kas see mast, mille küljes inimese telefon on, et kas see inimene, kui ta ringi liigub, siis see telefon on ennast mõne teise mobiilimasti külge. Seda saab ju nagu teha, et lihtsalt, et mitu, seda saab teha. Ja mis nad avastasid, et kusagil 200 000 eestlast on paikseks jäänud, et on nagu liikumist kõvasti piiranud. Et see võib olla ka see, et kui me vaatame siin teisi lääneriike, kus nad seal peavad sõjaväega ja mis muud moodi inimesi nagu korrale kutsuma, et nad toas püsiks, siis kuulekad nagu me eestlased oleme. Teinekord on see meile isegi kasuks. No, soomlased hakkas makarone kokku ostma. Makaron on 40% rohkem hakatud müüma. Ja makaroni uskurad vist, aga meil oli ka ju see makaroni teema. Mäletan isegi, kui siin nädal-kaks tagasi sai poes käidud ja makaroni letid tühjad olid. See on eriti tobe ka, et nagu makaron ei ole just kuigi nagu tervislik ja mõistlik toit, nagu, mida nagu varuda, et samamoodi võiks ju juba nagu tatart, läätsesid, riisi, lihtsalt, et see võiks ju värviline see laud olla. Mis see söök? Ja Itaalia peaminister Giuseppe hoiatas, et nad siin nüüd praegu ka öösel arutavad seda asja. Et kui Euroopa Liit ennast kokku ei võta, võib koroona tagajärjel Euroopa Liit üldse ära laguneda. Et usalduse küsimus, et ongi, et kriisi olukord, kas neist on nagu mingit tolku või ei ole, kui ei ole, milleks neid üldse vaja on, kui raskel ajal neist abi ei ole. Eks see on nagu alati ongi ju tegelikult raskused need, mis näitavad nii inimeste väärtust kui ka riikide väärtust, organisatsioonide väärtust, et siis kui on kõik korras, siis on ju tore, et kõik naeratavad ja kõik on hästi ja nii edasi, aga kui on raske aeg, siis tuleb see tegelik pale alles välja, et eks neis. Muidugi seal nad mingid võlakirju või mis asju nad mõtlesid, mille peale sakslased, pool saksa, vähemalt väidetavalt pool saksa rahvast pidi ütlema, et kurat, ei taha meie jälle hakata kedagi välja ostma, et see on kõik jälle meie kulul ja nii edasi. Mõnes mõttes ma saan neist aru ka. Et iga riigi asi on ikkagi ise oma rahvast kaitsta. Ja kuna oli ju näha jaanuaris, et see probleem tuleb, et siis oleks olnud ju kõigi võimalus ette valmistada. Sest Saksamaa oli tegelikult üks esimesi riike, kes Euroopas sai koroona. See oli mingi ärikohtumine ja kuidagi ta nagu Saksamaale, kas ta oli esimene või üks esimestest, kes sai. Ja siis nad kuidagi suutsid selle olukorra ära isoleerida. Ja ju nad tänu sellele suutsid ka siis hakkasid kohe ettevalmistusi tegema ja nii edasi. Kujutage ette, kui Eestis oleks jaanuaris siuke väike koroonapuhang olnud, siis me oleksime praegu hoopis teises seisus. Aga teistpidi jälle, see ongi see, et ma arvan, et see meil on mõnes mõttes läinud sedasi, nagu meil on läinud, on tegelikult tänu sellele, mis Saaremaal toimus, sest see ärataski üles. Ja kuna Eesti on pisike, siis ma arvan, et väga ruttu saadigi see asi nagu, kas kontrolli all on õige sõna, aga mingisugune nagu nägemus, mis siin toimub ja kuidas ta, mis see tähendab, mida see olukord tähendab. Et võt see ongi see, et mõnes mõttes need inimesed, kes on nüüd Eestis koroonasse ära surnud ja kes veel ka võivad ära surra, et tänu neile jäävad väga paljud suremata. Elu on ju.
noh, tuli ka uudis, et plaanitakse silda hakata Saaremaal ehitama. Eks neid siukseid suuri infrastruktuuri uudiseid meil tuleb nüüd usinalt, siin oli eile ka, et, või üleeile, et kõvasti raha hakatakse nüüd pumpama teedeehituse alla. See on see, mida alati tehakse, kui on majandusega mingi jama, et riik hakkab lihtsalt pumpama raha igasuguste asjade ehitamisesse, aga kes ehitavad, inimestel vaja palka maksta, inimesed, kes saavad palka, lähevad, ostavad poes süüa, et see raha läheb nagu ringlusesse. Näiteks selle Saaremaa silla ehitamisega on ka samamoodi. Kõlab muidugi päris veider. Aga noh, võtame. Nii, räägime natukene allmaailmast ja maffiast ja krimimaailmast ka. No võt, ega samamoodi nagu ärimaailm sai põntsu, said ju nemad ka põntsu korraliku, et kui piirid läksid kinni ja politsei on tänaval ja inimesed väljas käia ei tohi ja asju tarbida ei tohi, see on jama värk. Et igasugune prostitutsioon ja narkootikumide vedamine ja igasugused väljapressimised ja nõudmised on neile ka päris hea litaka pannud. Ja mis nad siis, noh, Itaaliast on see info põhiliselt pärit. Aga mis mul tuli üllatus on, et ütleme, näiteks allmaailm on nagu õige öelda, krimimaailm, maffiamaailm. Võib-olla allmaailm on ikka õigem jah, sellepärast et nad on nagu selle ühiskondliku maailma nagu all, et nähtamatud või nii. Aga nemad, allmaailm on alati kriise kasutanud tulu teenimiseks Itaalias. Et kui seal oli mingisugused maavärinad ja mingisugused rahutused on olnud, siis nemad on alati selle pealt nagu kasu lõiganud. Ja siis mis seal tuligi infot, et Itaalia üks kõige suurem maffia grupeering nimega, no ma nüüd arvatavasti seda valestega, Ndrangheta, mis kontrollib enamust Euroopa kokaiini kaubandust, hakkab arvatavasti pakkuma laenu igasugustele väikeettevõtjatele, kes nüüd satuvad finantsmaja raskustesse. Aega nad seda laenu niisama ei paku. Skeem on nagu alati neil sama olnud, sellepärast nagu arvataksegi, et see tuleb nüüd uuesti samamoodi. Skeem on siis selline, pakuvad laenu osaluse eest. Et noh, ütleme, et on mingi väikene kauplus, me anname sulle laenu, aga see annab mingi osa nagu kauplusest nagu meile. Ja siis järgmine samm on seal see, et aga siis me paneks nagu oma inimese allmaailmast ka siia kauplusesse tööle, et silma peal hoiaks ja kaitseks ja mida iganes. Ja siis sealt edasi järgmine samm on see, et see oma inimene hakkab vaikselt seda kauplust üle võtma, siis lõpuks võtabki üle ja siis see kaupmees jääb nagu tankistiks, pankadega asju ajada ja raha pesta ja nii edasi. Et siuke skeem. Arvatakse, et see skeem nüüd, kui see majanduse jama tuleb ka, et see skeem saab nagu päris kõvasti nagu tuult tiibadesse. Sest ütleme, allmaailm tavaliselt otsib riike, kus on kiire majandus. Näiteks Ida-Euroopa riigid, et nüüd see olukord tõmbab natukeseks ajaks vaiba jalga alt ära, aga võrdlemisi kiiresti me tuleme sellest uuesti välja. Võrreldes suuremate riikidega. Et eks siia poole ka tuleb see neid katusepakkujaid. Välja pressimine poodides, klubides, kõrtsidus on ka ära jäänud. Arvatakse ka seda, et need vaesused ja need probleemid nüüd majandusega, mis tulevad, see võivad hakata nagu kasvatama ka siis inimesi, kes hakkavad kuritegevusega tegelema. See on muidugi nüüd Itaalia näitel, et see on nagu ma kahjuks ei tea, ma ei ole uurinud, kuidas Eestis see allmaailma süsteem toimub. Aga seal on ikkagi tõsisem värbamine ja ta ongi nagu riik riigis mõnes mõttes, et auastmed ja mida kõike, et arvatakse, et see asi suureneb. Sest Sitsiilias juba oli, tegelikult see on natuke vana uudis, see on vist 30. märts oli see uudis, kus Sitsiilias on organiseeritud grupid hakanud rüüstama ja poode tühjaks tõstma. Et ongi mingisugune pande kokku saanud ja siis mingid poode asju hakanud tühjaks tõstma. Aga Sitsiilia on kurikuulus ka oma allmaailma mineviku poolest.
ja noh, tavaliselt ongi nii, et millal muutub allmaailm tugevaks, siis kui valitsus ei saa raskustega hakkama. Et kui inimesi tabab mingisugune sihuke raske olukord, kus nagu ei paista väljapääsu olema, siis allmaailm justkui tuleks appi. aga noh, see on hind on ju alati. Selles suhtes ma loodan ka, et ükstaspuha, milline see Eesti allmaailm on, et ma arvan, et on ikka etem, kui on mingi väljamaa omad, et vahet pole, kas see on Vene maffia või Itaalia maffia, et meil võiks olla siis mingi oma maffia, kes nagu hoiab neid teisi kaake ka eemal, et majanduslikult ka, et isegi kui siin on kohalik maffia, kes võtab mingisuguse ettevõtte üle kontrolli, siis see tulu ikkagi jääb ju koha peale. Et kuskil see mafios ikkagi omale süüa ostab ja riideid ja nii edasi ja ju ta ostab koha peal. aga kui on nagu väljamaa mingid tegelased, siis nad kandivad ju selle raha siit minema, et see on nagu jama probleem. et eks näis, et eks mis siin nagu tulemas on, et see on päris huvitav seda krimimaailma nagu uurida, et kuidas nad sellele kriisiga nagu kohanevad ja nagu reageerivad ja sest noh, mõnes mõttes nad on nagu alati sammuke sees ja neil, kuna neil ei ole nagu selles mõttes nagu noh, ühtepidi nagu on, et ühtepidi nagu neil ei ole nagu reegleid, aga teistpidi neil on piirangud, on ju. et eks näis, kuidas meil see asi siin läheb. no vot, need olid siis nagu tänased uudised. Ma panin siia nüüd selle video seletavasse ossa ka oma kontonumbri, sest inimesed on ühendust võtnud ja soovivad ka aidata, mitte aidata, aga toetada seda ettevõtmist, mida ma siin teen, seda koroonale jalakassi, et noh, panin oma kontonumbri sinna, aga noh, jätke meelde, et ega finantsiliselt raske aeg on tulemas, et isegi kui sul on suur lahkus, siis ära unusta ära seda, et olukord läheb meil palju keerulisemaks varsti. Heaks juhuks lihtsalt ütlen, teinekord inimesed mõtlematult käituvad. Nii, aga siis on nagu see uudistevoor on läbi, homme keskendun vandenõudele. Täna tuli ka Delfi see artikkel sellest Telegrami videost. Selles suhtes oli päris hea tunne, oli paar päeva ees olla sellest. Aga noh, kurb oli see, et ta oli vist juba mingi 4000 laiki, 4000 jagamist saanud, et see tekitab lihtsalt sellist alusetut nagu segadust, et inimesed nagu aetakse lihtsalt segadusse ja see on nagu väga jama värku segadusse aetakse. Kõhklused ja kahtlused tekivad, on ju, nagu see Heino Paskin kunagi ütles. Aga üldiselt jah, noh, Rootsis on tundub, et asi nagu hakkab nüüd nagu hapuks minema. Seal on nagu selle rongi magased maha, et imestaks, kui mingi hetk me peame Rootsile appi minema. Et eks näis. Ameerikas on suht hapu seis. Inglismaal on hapu. Keegi pani mulle siia videolingi ka, ühe artikli lingi, kus ühel Saksamaa mingisuguses väiksemas, noh ütleme küla koht, kus avastati, et koroona nagu nii hästi ei levi, et seal nagu pindadelt ja kust iganes nad olid proovi võtnud, et koroona justkui nagu ei olnud hästi levinud või oli juba surnud pindade peal. See on see asi, mulle tundub, et see koroona on päris mitmeks nagu muutunud, muteerunud. Et see koroona, mis meil siin Eestis on, ei tundu ka nagu olevat sama, mis on mujal. Nüüd ongi see, et kas koroona on muutunud või on meil inimesed natukene teistmoodi. Et see on niisugune küsimärgi koht, et mis värk sellega on, et mõtlema paneb. Seda peab uurima. Noh, võt see ongi see, et osades kohtades maailmas ta levib õhu kaudu. Osades kohtades öeldakse, et õhu kaudu levib ainult piisknakkuse teel. Et ta on nagu erinev, et see on nagu noh, siin tasub ikkagi nagu ettevaatlik olla, et sest praegu räägitakse ikkagi, et koroona noh, üldistades räägitakse, et ta peaks kõvadel pindadel kuskil 2-3 päeva kestma. No, ideaalsetes tingimustes on ju, et kui on ikkagi tingimused sellised, et õues või mis iganes muud asjad, et siis ta muidugi püsib vähem, aga ideaalsetes tingimustes. Et see on siuke
murekoht. Natuke murelikuks tegi see Korea ja Hiina asi, kus olid nagu justkui oleks nagu uuesti nakatumised toimunud. Aga see ongi see, et seal nagu nad nüüd uurivad ja puurivad, et kas tegu oli uuesti nakatumisega või inimese kehas ikkagi jäi koroona alles, et ta jäi kuidagi nagu, et keha nagu suuremalt jaolt sai sellest haigusest jagu, aga ta jäi ikkagi alles. Et see on niisugune küsimärgi koht, et mismoodi see siis täpselt on. Noh, mingi uudis siin natuke juba mingi paar nädalat tagasi levis, et just kui suitsetajatele koroona ei mõju, sellepärast et idee oli siis selles, et põhimõtteliselt nagu suitsetajate kopsud on tõrva täis. Lihtsustatult, ülilihtsustatult. Aga see päris nii lihtne ei ole, et seal oli idee on selles, et kui inimese kopsudes on siis siukene nagu, kuidas ma ütlen, ütleme käsi. Meditsiinilist terminit ei jaga. Ja siis on see viirus, siis selle jaoks, et ta saaks nagu inimese külge kinnituda, need peavad enam-vähem nagu õiges suuruse proportsioonis olema. Ja arvatakse, et kuna nende mis selle reseptori nimi oli? Ütleme selle vastuvõtja siis. ACE2 retseptor. Ehk siis selle vastuvõtja suurus on erinev, et sealt võibki tulla see, miks osad inimesed nakatuvad sellesse, osad mitte, miks osad raskemalt ja teised nagu kergemalt. Et see on ikkagi, meie kehad on nagu erinevad ka seestpidiselt, et see erinevus tuleb. Aga see suitsetajate asi seal ma nagu selguseni ei jõudnud. Kuskilt käis mingi info läbi, mida ma nüüd ka otsin taga, oli see, et nikotiin võib-olla aitab. Aga noh, see on ka selline, et see on nagu, sest kui oleks olemas nagu lahendus, siis seda lahendust kasutatakse. Ameerikas sureb neid inimesi, noh, mitte ainult Ameerikas, ülemaailmselt sureb neid inimesi nagu hetkel nagu nii kiirelt nii palju, et ja nii palju nähakse vaeva, et leida mingisugune lahendus, et kui oleks sellest nikotiinist ja suitsust abi, siis kõik juba suitsitaks. Aga ei ole. Ja siin see malaaria ravim, mis ta oli, mis iganes see malaaria ravim oli ka, et kuna seal ravimil on hästi tugevad nagu kõrvalmõjud, siis seda peab väga õigesti nagu doseerima ja väga kontrollitult nagu jälgima seda, kuidas see inimesele mõjub. Et on hästi palju tulnud juhuseid, kus inimesed on seda võtnud ja siis on hoopis selle ravimi tagajärjel haiglasse sattunud. Et lihtsalt lahendus sellele probleemile ei ole. See lihtsalt ongi elu. Aga kuskil 80% inimestest põeb selleni lihtsalt niimoodi läbi, et nagu ei olekski midagi. 20% on see ohukoht. Need 100 surnud meedikut Itaalias, see oli ikka päris kurb. See on ikka päris palju. Ja eks neid meedikute surmasid tuleb veel, et teistest riikidest samuti, et eks see näha ole. Eks see näha ole, jah. Nii, aga selles mõttes nagu ametlik osa läbi, nüüd teen küsimused. Kui on küsimusi, pange kirja. Beate ütleb terekest ja Aitpüü, sulle ka, tervis. Aleksei ütleb, et rongiga toob pakid kohale detsembris jõuluvana. jah, eks seda näha ole. Aleksei ütleb, et meil on WC-paberi usk, ei tea, jah. Merka ütleb, õiget asja teed, Keit, tänud. No, aitüma. Loodan, et must on tolku. Aleksei, see, et meil praegu on olnud napikas pääsemine selle viiruse tõttu, siis arvan, et inimese enda elu on tähtsam kui majandus, muidugi on see kahe otsaga asi. See ongi kahe otsaga asi, sest ma nägin ühte videot, mis analüüsis seda, et ega majanduskrahhi ajal on ka tegelikult väga palju surmasid. Kõik need pinged ja elu on kokku kukkunud ja kõik sellega seonduv, et inimesed hakkavad endalt elusid võtma. Et see on nagu see ka ohtlik asi. Aga ongi, et
meil on ju Eesti Vabariigi põhiseadus ka kinni kirjas, et riik kaitseb oma kodanikke. Tuli oht, siis tuleb kaitsta, nii on nagu kirjas, et see on sama asi ka, et kui me võtame nagu pere seisukohast, et pere majanduslik seis on tähtis, aga kui mõni pereriige hakkab ära surema, siis ei lase ju tal lihtsalt ära surra, et omasid tuleb hoida ja küll pärast saame ikka jalad alla, et see majandus on nagunii kõigub üles-alla, vasakule paremale, et ega ta nagunii oli paugule määratud juba aastaid, aga kuna ta litakat varem ei tulnud, siis tuli ta nüüd, et võtame seda nagu optimistlikult, et läheb küll raskeks, aga teistpidi eks kinnisvarahinnad hakkavad langema ja muud asjad äkki luksuvad tänu sellele paika, et see on selles mõttes nagu tore, et sest see, mis Tallinnas viimasel ajal nagu üürihindadega toimus, see oli täielik košmaar, normaalne 2-toaline korter oli mingi 400 pea 500 eurot. See on pool kuu palgast või isegi rohkem, et suht nagu masendav. Noortel lihtsalt keeras nagu kõvasti käru, et nii. Maret ütleb, tere Keit, tere Maret, meeldib sind kuulata ja kaasa mõelda, aitäh. Rõõm rääkida. Diana, mis sa arvad, kaua see kestab? Sa eile küsisid ka. Mis mõttes kaua ta kestab? Koroonaviirus aktiivsel kujul, selline olukord nagu meil praegu on, eks ta saadakse siin, ma arvan, 2-kuuga saadakse piir peale talle Eestis. Ülemaailmselt see läheb ikka kindlasti suveni välja kauemgi. Piiranguid, ma arvan, meil hakatakse leevendama 6 aja pärast kuskil vaikselt. Eks nad võtavad teiste riikide eeskujul, et kes kuidas mida teinud on ja imestaks, kui meil ka tuleb see reegel, et avalikus kohas käies, kaubanduskeskustes, kus mujal peab ikkagi mask peas olema. Et seda on näha. See majandusjama, mis otsa tuleb, see läheb ikka väga pikaks. Siin Lufthansa vist ütles ka, et samasse seisu lennundus jõuab võib-olla alles paari aasta pärast, 3-4 aasta pärast, kus ta oli. Midagi ta oli päris heas seisus ka, et ega tal nagu midagi viga ei olnud. Aga see nagu näitab seda, et see läheb väga pikaks ja me ei tea, kui suur on selle koroona tagajärg veel. Et me ei tea, mis saab Ameerikast, me ei tea, mis saab Indiast. Indiaga on ikka päris kurb, et me ei tea, mis saab Aafrikast. Aafrikaga meil vist õnneks väga palju nagu mingit seost ei ole. Indiaga küll on, sest Indiast on ikkagi väga suur hulk maailma medikamente toodetakse seal igast muid asju, et odav tööjõud, see on see teema. See ongi nagu huvitav, kuidas see majandusolukord nagu laheneb, kui nagu odavat tööjõudu enam nii väga palju nagu mõnes mõttes ei saa rakendada ja võib-olla ei oleks ka mõistlik rakendada. Et see sama asi, mis on ka põllumajanduses, et põllumajandustöö ei ole kerge töö, ma olen ise ka natuke seda teinud. Aga see palk, mis sa selle töö eest saad, ei ole ka nagu selline, millega sa siis nagu saaks omale maja osta või midagi sellist, või kodu osta, et äkki jõuab sinna ka kuidagi see raha, et seal nagu inimesed hakkaks ka mõistlikku palka saama. Et kuidagi selline ühtlustumine võiks nagu toimuda. Et see on nagu veider, vaatan. Et kui inimene, kes passib päev läbi kontoris, teenib, sisestades lihtsalt mingid andmeid, teenib rohkem kui inimene, kes põllu peal ragab tööd teha selle jaoks, et teised süüa saaks. Kuidagi nagu imelik on ju. Eks mingi tasakaalustumine toimub selle koroona tagajärjel. Renno, kas need maskid, mis müügiks tulid, aitavad ka? Täna tuli uudis, et ongi ebakvaliteetsed. Olmuosakesi pidid püüdma, aga viiruse eest ei pidanud kaitsma. No, jah, ma nägin ka seda uudist, et vist on mõistlikum isegi teha ise T-särgist mask valmis kui see. Vaata, ma olen varem ka rääkinud, et selle maski kasutegur on nagu mitmepidine. Üks on see, et kui sul endal on see koroona ja sa näiteks köhid, siis
see mask ikkagi katab nii palju ära, et see piisad ja nii edasi asjad ei lenda nii kaugele. Midagi sealt maski vahelt ikkagi tuleb välja läbi, aga see on vähem kui otsekontaktis, sest tavaliselt inimese köhatusega piisad lendasid mingi 2 meetrit või ikka päris hea maa. Ja teistpidi on see, et ma arvan, et ikkagi natukenegi kaitseb ka sissehingamisel koroona vastu. Et isegi kui ta kaitseb 1%, siis see on ka parem kui mitte midagi. Selle koroonaga oli ju ikkagi see probleem, mille pärast ta ka niimoodi levis, et koroonat levitavad inimesed, kes ei ole teadlikud, et neil üldse on mingit haigust. Ja nad ei pruugigi teadlikuks saada, et nad lihtsalt põevad selle keha niivõrd tugev, et peksab läbi ja nii edasi. Aga samal ajal, kui nad ringi liiguvad, nad levitavad seda. Et see ongi selle maski nagu mõte, et nad ei köhataks ja ei plägastaks igal pool. Ja ka see, et sa ei topiks omal näppe suhu ja et nii palju tast tolku on. Aga ma arvan küll, et jah, võt see oli ka see, et see allmaailma teema, et krimimaailm on ikka usinasti hakanud igasuguseid ravimeid ja võltsmaske ja võlts mingisuguseid kaitsevahendeid tootma. Et siin on siuke ettevaatlik peab olema. Aga mina arvan, et kui mingi internet on õnneks neid videosi ka täis, et kui tehagi kas või T-särgi riidest siukse taskuga, kuhu sinna tasku sisse sa paned näiteks salfreti või midagi sellist, et sellest on juba abi, et sa ei levitaks, et sa ei saaks. Abi võib-olla on väga väike, aga ta on ikkagi abi. Ja kui kandid on hästi palju, siis see levik ongi hästi väike. Nii, Anneli, mul on tunne, et inimesed on hakanud kergemalt suhtuma koroonasse juba. Käisin täna poes ja nägin 2 poe peal ainult ühel inimesel maski. Endal. Kui muidu ikka oli näha ka teistel, siis nüüd enam Tartus keegi ei kanna. Ja ka poeparklad on järjest rohkem autost täis. Samuti poed. Tead, see on see efekt, jah, mis tuli. Ja nüüd ma tagantjärgi, ma võib-olla olin natuke liiga kurjustav selle kampaania peale, et koroona on surmaviirus või tappev viirus. Jama on selles, et kui inimesed on mõnda aega isolatsioonis ära olnud ja nad on nagu ära harjunud selle olukorraga, kus nad on, siis nad arvavad, aga ohtu ei olegi enam. Et ma olen nagu enda osa ja enda töö ära teinud, ma olen kodus istunud, minu töö on tehtud, mina võin nüüd hakata vabalt ringi käima. Kuigi nüüd praegu on see, ma ei tea, kas nüüd oli või on veel see punkt, kus teda on kõige rohkem Eestis liikvel. Kus on just see hetk, kus tegelikult tasub nagu eriti ettevaatlik olla. Et võt see ongi see inimpsühholoogia asi, et nüüd, kui meil hakkavad aina paremad uudised tulema, et just kui nagu kõik oleks korras ja enam muret ei ole. Aga kui see asi nagu massi läheb ja aina rohkem inimesi hakkab ringi taaruma ja poes käima ja vabalt võtma, siis ma imestaks, kui riik laetabki meile mingisuguse karantiini või täieliku isolatsiooni piidi peale. Et ma lugesin seda artiklit ka, kus siis selle praegu selle propagandakampaania looja rääkis, et nad nagu meelega tegidki võimalikult sellise karmi ja siukse tapab ja surm ja see on lihtsalt selle jaoks, kes muidu aru ei saa. Ja vaata, ega nagu nii ka enam nagu võib-olla nii väga ei mõju ka, et olge ikka kodus ja olge ikka paid ja olge ikka tublid, et nagu kurat, ma olen juba nii kaua kodus olnud, et nagu nüüd peaks juba korras olema, minu töö on tehtud ja et nii ta on ju. Et eks näis. Aleksei, kui tahame end kaitsta, pakime enda elumaja toiduküle sisse. Jah, võib ka nii. Piret, täna just üks tuttav koroona läbi põdenud keskealine proua ütles, et tal ei olnudki isegi palavikku ega midagi. Et kõige hullem ongi teadmatus ja hirm. Et kuna nüüd see hirmus osa haigusest pihta hakkab. Koroonatest oli tal positiivne nüüdseks. Siis öeldi koroonatest oli tal positiivne nüüdseks siis nii öelda läbi põetud. Jällegi tekib küsimus, et kas see test ikka näitas õigesti. Nüüdseks tal siis oleks justkui immuunsus, kuna läbi põetud. Tal peaks olema küll ja eks kohe jõuavad meile maale ka need antikehade testid, millega siis saab testida neid inimesi, kes on selle läbi põdenud. Et eks see
eks see, ma arvan, et neid läbipõdevaid inimesi on Eestis väga palju. Sest üldiselt eestlased on teiste maailma rahvastega, noh, ütleme näiteks ameeriklastega võrreldes tervemad või inglastega võrreldes tervemad. Et seda on. See oli ka päris äge uudis, et nad Saaremaal plaanivad seda laustestimist teha. No, et oleks vahendeid ja võimalusi ja nii edasi, nad võiks kõik saarlased ära testida. Sest kui see võimekus oleks olemas, nad saaksid põhimõtteliselt Saaremaal nagu selle probleemi lahendatud 2 nädalaga, 2-3 nädalaga. Aga seda võimekust ei ole, et see ongi nagu selline ressursside majandamise probleem, et tahaks, aga ei saa. Aleksa ütleb, et kui oleks nupukaid inimesi, kes oskaks teha respiraatormaske ise plastpudelist, oleks super. Küll inimesed on leidlikud ja õnneks on seda materjali ka internetis nüüd nii palju, et täna just vaatasin ka, et igasuguseid neid võimlemise ja fitness treenerid, kes on nagu hetkel tööta, on hakanud siis nagu videosi tegema, igale poole üles panema YouTube'is ja Revalsport ja kes kõik on tegema hakanud. Ja see tekitabki selleks teistsuguse probleemi, et lõpuks, kui nad selle materjali on kõik interneti üles laadinud, et kas siis nagu ta pärast peakski üldse enam trenni minema, et see materjali on netis üleval, mingid aeroobsed trennid ja mingid võimlemised ja joogad ja kõik asjad nagu eesti keeles ka, mis on hästi tore. Et siis saab ju kõike kodus teha. Et ma mõtlen, me liigume mingisugusesse teistsugusesse ajastusse. Ma ei tea, on see e-ajastu või mis ajastud on, kus inimesed jäävad nagu kogukonna põhiseks. Et sinu kodukandi inimesed on need, kellega sa igapäevaselt suhted, igasugused kaubad tellid sa poest, tööl käid ka kodus arvuti taga, noh, mingi hulk inimesi, aga kõik ei saa. Aga noh, kui tulevikus, kui robotid tulevad, siis saab. Et see on nagu siuke veider maailm, kuhu me liigume. Aga selleks, et see maailm saaks eksisteerida, see maailm, selle jaoks on meil seda 5G-d vaja. Aga 5G-ga jälle küsimärgid on ju. Peab uurima seda 5G kohta. Eks ma uurin vaikselt, aga. Sigrid ütleb, et teab, mina enam meediat ei usu, sest meile ei räägita tõtt ja asi on tegelikult hullem. Ta võib olla, aga ta ei saa väga palju hullem olla. Vaata, siin hiljaaegu käis, kes see käis seal Raadio 2-s? Mis ta nüüd oli? Linnar Priimägi. Ja see oli hästi huvitav intervjuu temaga. Mulle ta sõna võtmised ja ütlemised on alati väga meeldinud, aga kuna tegu on ikkagi siukse intelligendiga, siis seal peab enne mõtlema, miks ta ütles midagi ja nii edasi. Ja selle intervjuu algus oli ka selline, kus ta hästi rahulikult seletas, et põhimõtteliselt kõik valetavad. Kõik valetavad. Ja võib-olla vist oli 10% oli tõtt sees. Ta nagu alguses pani paika, millest ta nüüd rääkima hakkab. Ja siis ta rääkis. Et ta nagu kõike seda tõe pähe võtta, mida ta rääkis, see on nagu, ta ju alguses ütles, et kõik valetavad. Ta on nagu mõnus ajugümnastika natuke. Kas ka ajugümnastika, see on mõnes mõttes siuke. Ma ütlen, millest ma teile rääkima hakkan, siis ma räägin. Aga no vot, aga ma ütlen, et see on võimalik tegelikult, et Eestis see olukord on selline, nagu ta on. Kui nüüd ei tule litakad. Eelis ongi selles, et Eesti on pisikene, eestlased on selles mõttes kohustundlikud ja Eesti on nii palju e-riik, et meil kõik see süsteem saigi mõnes mõttes kolida e-asja üle. Eestis meil on e-kool, kauba saame internetist tellida, me mõnes mõttes ei pea toast välja minema, et ellu jääda ja kõik asjad tehtud saaks. Kui me võrdleme näiteks Itaalia, Hispaania, Inglismaa, mis iganes teiste riikidega, siis seal ei ole sellist e-võimekust nagu meil on. Neil lihtsalt ei ole seda. Et nii on. Aga siin tasub alati jääda nagu skeptiliseks, et siin tulebki nagu mõelda, et kui öeldakse ühte, olgu, usaldame, aga kontrollime. Usaldame, aga kontrollime.
Aleksei ütleb, mine tea, äkki saab internet ka varsti mingi muteerunud kujul elektroonilise koroonaviiruse. Jahah. jah. Piret ütleb, et kurb uudis oli see, et see sama Saaremaa meedik, kes ära suri, et 2 tundi ennem surma rääkis veel oma lastega ja väitis, et kõik on hästi ja juba 2 tundi hiljem oli surnud. See on kurb jah, see on ääretult kurb. Noh, me ei tea ka, kas ta tegelikult ütles, et ega nii palju, kui mina olen meedikutega kokku puutunud, siis ega neil kuidagi nagu see valu läbi või see, et ei, mul ei ole häda midagi, on palju suurem kui teistel, et kurb on ju. Aga noh, vaata, see ongi see, et arvatavasti see tema surm päästis ka nüüd väga paljude teiste meedikute elusid, kes hakkasid nüüd palju ettevaatlikumalt oma tööd tegema, et soovime talle head teed, kuhu iganes ta läks ja arvan, meedikutel on nagu vähe teistsugune koht, kuhu nad edasi lähevad. Anni annab teada. Lugesin täna ühte huvitavat artiklit, kus räägite sellest, et kuna Hiina on saavutanud üle maailmas tugeva positsiooni, siis ja praegune kriis toob eriti välja selle osa, et ei saa olla nii sõltuv Hiinast, siis pidi olema väga tõenäoline, et Euroopa ja isegi USA võivad teha otsustava teistpidi käigu ja tõmbavad omalt poolt rahakraanid kinni ja tootmise Hiinast välja, mis omakorda võib kaasa tuua Hiina kodusõja. Seda juba ammu räägitud, et Hiina võib üksi jääda. Hiina on paraku liiga tehnokraatlikuks muutunud ja sellega paraku kaasneb inimlikkuse hingest eemale siirdumine. Võib-olla see ongi ära see ärkamiskoht Euroopal. Ta võib olla, sest Hiinas on hästi palju tegelikult, Hiina on muutumas. Hiina mõnes mõttes ei ole enam, teise nurga alt nüüd, Hiina ei ole, päris huvitav iseenesest, et teise nurga juurde, et Hiina ei ole enam nagu mõnes mõttes kõige odavam riik, kus maailmas asju toota. Ta enam ei ole seda ja hiinlased, kes seal elavad ka, kes on nagu tehastes teatava jõukuse saavutanud, ei taha enam nii väga tehastest tööd ka teha. Et Hiinas on nagu muutus hakanud toimuma. Ja see muutus võibki nagu nüüd siin kasvada, et eks seda näha ole. Aga see maailm on nii põimitud, et see igaüks ise toodab, see on nagu vähe keeruline, et aga ma ütlen, et kui nagu tekib see teistsugune maailm, see kogukondade maailm, siis siis ei ole enam nagu nii palju vaja inimestel ringi liikuda ja eks neis, see maailm on muutumus, see on päris huvitav. See on päris huvitav, ma mõtlen selle üle, mis sa ütlesid. Grita vastab Sigritile, ei tegelikult ei ole hullem, usu, et lihtsalt nakatunuid oli rohkem, kui meil väideti. Ehk on nakatunud nüüd kodus istudes ka vähem, kuid meedia liialdab ja valetab. Ka valitsus liialdab ja valetab, nii usun mina. Kuid hullem pole kindlasti, sest hirmutamisega ju võidab valitsus ja meedia rohkem. No iseenesest on tore see, et meil hakkas selle hirmutamisega tegelema, nagu see, ütleme siukse surmaga hirmutamisega tegelema valitsus, mitte meedia. Et kui nüüd vaadata läänemaailma meedia väljaandeid, kes on nagu üles ehitatud igasugusele kõmule ja sensatsioonile ja nii edasi, siis meil seda nagu nii väga ei olnud. Aga selle riigi poole pealt vaatasin ühte intervjuud ja sealt käis siuke huvitav lause läbi, et what needs to be true so I can get you to what I want you to do. Ehk siis mida ma peaks nagu väitma tõeselt selle jaoks, et sa hakkaksid midagi, et sa teeksid seda, mida ma tahan, et sa teeksid. Ja samamoodi, et kui meil nagu räägitakse siin, kõik saame kohe surma, siis eks me kõik hakkame liigutama vastavalt sellele vajadusele, et siin on nagu see usalduse küsimus, et seda ei kuritarvitatakse. Sest eks näis, eks igasugusteks rahutusteks asjadeks ülemaailmselt igal pool valmistatakse, ka Eestis valmistatakse, et aga eks näis. Aga samas valmistatakse ju kogu aeg.
Anneli ütleb, et Itaalias lausa sillad langevad, on ikka karm viirus, isegi betoonil hakkab. Ei, seda ma ei olegi kuulnud. See on päris huvitav. Aleksei, teine aasta kulub vist praegu eesliinil olevate töötajate psühholoogilise nõustamise tähe all, et nad saaksid ka edasi teha tööd ennast kokkuvõetuna. Tead, mina arvan, et peale seda meie meedikud on nagu, tead nagu sõdur, kes on lahingust läbi käinud, et ta on lihtsalt nii pagana kõva närvikavaga ja nii pagana tugev seesmiselt, et võib-olla see ninnu nännutamine kaob ära arsti juures, et eks näis. Raskused teevad meid tugevaks. See on ju reegel. Siis kui meil on hea olla kõht täis, nägu naerul, ega me ju siis nagu ennast ei arenda ja edasi ei liigu, et siis me lihtsalt mõnuleme. Et kui meil on ikkagi kõht on tühi, tuju on sitt, siis on see hetk, kus me hakkame liigutama ja arendama ennast. Et nii see elu on. Et õnneks see maailm on nagu selles mõttes nagu muutumus, et siuke ninnu nennutamine kaob ära. Et see muutus on nagu igal pool juba toimumas, et see on päris huvitav. Vot, aga ma ei teagi, küsimusi ka rohkem ei ole, et vist äkki tõmbabki tänaseks siis saatele otsa kokku, et aitäh vaatamast, aitäh kuulamast. Homme siis räägin vandenõuteooriatest. Pean kohe mentaalselt valmistuma, kui ma sinna vandenõu maailma sisse hüppan. Aga ma õnneks leidsin üles, et kuna väga palju materjali on neil, võt see on see, mis olukord kaasa tõi, on, et igasugused YouTube'id ja Facebook'id ja muud ütleme sellised suuremad internetikanalid on nagu hakanud siis piirama koroonaga seonduvat informatsiooni, siis nad on kuskile mujal üle kolinud ja ma ka need leidsin üles, kus nad kolisid, et saab see huvitav seiklus olema. Aga õnneks ma täna juba korra vaatasin, seal on ikka põnev. See me siin räägime mingisugustest, et äkki tead, see on hiinlaste tehtud, et äkki see on biorelv ja nii edasi. Kurat, see on uisnim kõik, see on üldse kosmosest tulnud see viirus. Andenu maailm on selles suhtes huvitav. see on nagu, see oli ikka alati üllatav, et ei tead, praegu on täpselt siuke seis, kus kosmosest saavad meile viirused tulla ja maaväline ja siis mingi. Aga ongi, nad on alati selle kuidagi ära sidunud mingisuguse killukese reaalsusega, et tekibki küsimus, aga võib-olla tõesti. Aga seda peab süübima, eks ma homme räägin teile sellest, mis ma leian. Saab huvitav olema. Aga see on iseenesest, kui keegi tuleb teile nagu raiuma seda, et see on biorelv, siis pane vastu, ei, see on kosmosest tulnud. Ma arvan, et siis on see diskussioon ka läbi koheselt, et vandenõuteoreetikute vastu saab alati sedasi, et neid tuleb nagu lihtsalt üle panna, et mingi veel räigema, veel vingema teooriaga, et mis asjad koroonat teil olemas. Kas tõesti arvad, et sina oled olemas? Kõik see reaalsus on illusioon. Mõnes mõttes nagu on ju, teistpidi nagu ei ole on ju. Et see aitab alati. Vot, olge siis vahvad. Homme anname koroonale jalaga edasi ja katsume nüüd hästi tublid olla ja meedikutele jõudu jaksu soovida, et neil on käed jalad tööd täis. Kuigi mitte kõigil, aga need, kes selle koroonaga seotud on, et vaatame, mis uudised meil homme tulevad. Anneli küsib, et kas kunagi teed otsejuttu ka edasi vahelduseks koroona teemadele. Ma olen ise täna sama mõelnud, et tegelikult nagu tahaks teha, aga ma pean mõtlema, kuidas ma seda teen ja kuidas ma seda aega leian, sest ideaalis ma tegelikult selle otsejuttu plaanisin üldse teha niimoodi, ma võtangi mingisuguse teemavaldkonna, töötan ta põhjalikult läbi, siis kannan teile nagu ette, mis ma leidnud olen. Aga see võtab nagu päris palju aega, et kas see sama asi, mis ma eile põgusalt rääkisin, et metsa tervendab mõju inimesele, seda on natuke nüüd uuritud ka, et seal on natukene nagu teadust ka taga. See annab nagu lihtsalt nagu siukse, nagu nii me kõik teame, et metsas hakkab meil parem, aga et see annab nagu siukse lisanüanssid, miks parem hakkab. Et me saaks seda nagu isegi teadlikumalt tööriistana kasutada, aga selle läbitöötamine võtab nagu aega, et otsejutt tuleb tagasi. Millal vaatame. Aine ütleb, tänud tubli töö eest, aitüma!
Annel ütleb, ega ma seda tegelikult mõelnudki, ma ise tegin nalja ja ise naersin. Ahah, ei, ma tegelikult tahan küll. Mul siuke plaan on juba aastaid olnud, et siuke saade võiks Eestis olla, mis käsitlekski erinevad parateemasid ja müstikat ja siukseid erinevaid nurki nagu siukse kainema nurga alt ja analüüsiks ja noh, meil võiks olla ju mingi korra kuus siuke saade, mis räägib nagu, mis uudised ufomaastikul on ja mis uudiseid vandenõumaailmas on ja mis uudiseid alternatiivmeditsiinis on ja siukse natuke nagu siukse selgema jutu läbi. Aga küll tuleb, andke aega, et see koroonade saadete tegemine on päris kõvasti mind õpetanud, kuidas seda teha ja nii edasi, et asi paraneb kogu aeg. Tänu teile, aitüma! Aga selleks korraks kõik, aitüma vaatamast, koroona anname jalaga homme edasi ja hoiame selgelt mõistust, ärme lase igasugusel huuldusel, mingisugustel napakatel asjadel ennast nagu rajalt maha lüüa, et probleem on, probleemiga tegeletakse. Me tegeleme ka, püsides ilusti kodus ja koroonaprobleem on ajutine, ta saab mingi hetk otsa, me peame selle lihtsalt ära ootama. Olge tublid!